Tervist, mä Illar Kohviinauat ja täna on teisipäev 12. mai aastal 2020 ja loodus on ilus roheline, kased on juba lehte minemas ja siin kreegid õitsevad ilusti. Aga rääkida ma tahan praegu hoopis kahest uudisest. Üks on siuke hea uudis, aga teine on siukene küsitav uudis. Hea uudis on see, et täna oli meedias selline, anti teada, et on otsustatud, et juulis ja augustis saavad toimuda avalikud üritused, näiteks üritused väljas kuni 1000 osavõtjaga ja siis üritused nagu siseruumis, kas saalides või klubides, siis 500 osalejat. Nii et see on ka siuke hea uudis selles mõttes, et siis saab ka esinema minna, et kes soovivad näiteks DJ Ainsalut ja tema punti kutsuda esinema, tema punti kuulun siis mina ehk Illar Kohv, siis saab kutsuda näiteks Arnold Toksmaad, strippar Marko Tasast ja nii mõndagi teist, nii et võtke ka DJ-ga ühendust, et tema email on heiki.hainsalu@mail.ee ja tal on ka lehekülg seal www.djheiki.ee. Nii et kes soovib meid esinema kutsudes, võtke DJ Ainsaga ühendust ja juba praegust ja siis pange aeg kirja, nii et kui juulis-augustis juba üritused toimuvad, siis on nüüd juba aeg nagu esinemisgraafikut paika panema hakata, nii et soovitan ühendust võtta. Aga nüüd ma räägin hoopis teisest uudisest, mis nii hea ei ole. Nii, ja täna siis ERR uudised teatud, et Ekspress Grupi firmad on saanud ligi 800 000 eurot töötukassa hüvitist. Et siis Ekspress Grupi kuuluvates ettevõtetes oli pühapäevase seisuga töötasu hüvitis määratud 667 töötajale, kelle hüvitiste kogukulu on 791 148 eurot. Et siin tekib küll küsimus, et mille eest siis nii-öelda neid hüvitisi makstakse töötukassa poolt, nii siis, et 50% ulatuses Ekspress Grupile kuuluvas AS Õhtuleht kirjastus on kokku 220 779 eurot hüvitist määratud 189 inimesele. Et esialgu teatas Õhtuleht kirjastus 18. märtsil, et vähendab reklaamitulu vähendusme tõttu iga töötaja töötasu ajutiselt 19% ja juhatuse liikmete töötasu 23%. Nii et siin küsin küll tõesti seda asja, et miks on vaja näiteks Õhtulehte toetada töötukassa poolt, et iga ajaleht, iga väljaanne peab tulema toime ise ja lehe sisu peab olema niivõrd mitmekesine ja huvitav, et lugejatele see meeldib ja et lugejad teda nii tellivad kui ka üksikmüügis ostavad. Aga kui igasugust möla ja paska ja sitta kokku päevast päeva klopsitakse ja siis rahvas seda ei osta, et jääb lettidele seisma, et pärast lehepunkti vanapaberiks tagasi minna, et siis peab ikka vaatama seda viga selle Õhtulehe toimetuse poolt, et mis nende mõistuses ja peas toimub ja sõnaga, kui nad ühte samba sitta kogu aeg päevast päeva klopsivad, et ikka hundiplika siin ja hundiplika seal ja hundiplika jälle tegi seda, teist ja kolmandat, kes see hundiplika on? Üks tavaline näitleja hakatis ja mingi raadiotöötaja, mis ta kõik on, et milleks on vaja ühte tegelast numbrist reklaamida, et ma ei saa sellest asjast aru ja sõnaga, et Eestis on palju paremaid, tuntumaid lauljaid, näitlejad, keda iganes ja sõnaga, et miks neid siis pidevalt ei reklaamita, ainult võetakse üks tühikarga võetakse ette ja seda pidevalt reklaamitakse, et mul tundub, et selle Õhtulehe ja kollases meedias ei ole nende tegelase mõistusega päris oma kohale sõnaga, et seal on ikka küll neid vajakajäämisi palju, kui sellist sitta kogu aeg klopsitakse. Et ja ma suuga ei pea seda õigeks, et töötukassa siis hüvitab sellist väljaannete, ma ei tea, kahjumit või mida iganes sõnaga,
et ei ole mõtet hüvitada sellise asjaga kahjumit või toetada sõnaga, et nad iga väljana peab püüdma selle poole, et teda tellitakse, seda ostetakse, siis peab sisu mitmekesine, et mitte ühte sama paska klopsida, vaid et aeg on muuta, nii et Õhtulehe peatoimetaja Martin Smutov peab kaduma sealt Õhtulehest ära ja seda Annar Leitmaa sõnaga, et need on ennast juba niivõrd sitteauku, kõriauguni ära ammendanud, et vaadaku uued peatoimetajad ja muud tegelased etteotsaga hakaku tegema lehte, mis on ka väärt sõnaga, et mida igaüks saab kätte võtta ja et oleks ka sisu mitmekesine, aga mitte nii, nagu ta praegu. Nii ütlen mina, Illar Kohvina.